tere, Valguse kanal Marge, Youtube'i kanali tellija, vaataja ja sina, kes sa oled liitunud. Ma olen sulle südamest tänulik sinu toetuse eest. Valin täna iganädalased inspiratsioonikaardid sulle nädala sõnumiks ja täna siis valgusteadlikkuse inspiratsioonikaardite hulgast. Et tuletan siis meelde, et valgusteadlikkuse inspiratsioonikaardid sündisid just sinule toetuseks 2021 aasta lõpus, et aidata su hingel olla siis harmoonias ja turvalises seisundis. Asendada siis hirm rõõmuga ja sellise heaolu seisundiga. Sest iga inimene tahab olla õnnelik, rõõmus ja tunda, et ta on hinnatud ja väärtuslik. Ja sellepärast ka need kaardid on üdini iga kaardina siis positiivse sõnumina. Ja armastan neid kaarte võtta siis 3 kaupa. Esimene on universumilt sinule sõnum. Teine kaart on siis see, mis toetab küsitud ja küsime siis täna siis sõnumit sulle selle nädala kohta. Ja 3. kaart on, mille läbi saad sa siis seda enda ellu luua, mida sulle siis sõnumina tuleb ja mida sa soovid enda ellu. Hetkel aprillikuus on sinu elus võimalikud suured muutused. Inimestel langevad siis sellised nagu võltsmaskid ja lahkub kõik see, mis ei ole enam siis sulle heaoluks ja ka see, mis on vale ja nii-öelda pettust seni siis nagu hoidnud su elus või kuidas ma ütlen. Ühesõnaga kõik, mis pole enam sinu oma, kõik, mis segab sul olla ühenduses oma hinge olemusega, olgu see siis mingi asjaolu või siis mõni inimene su elus või siis sinu enda mingisugune teema või emotsiooni energia, mis on sinusse siis salvestunud, sinu alateadusesse või siis mõistuse ruumi ja mis ei lase siis näha siis tõelist ja tõde ja toimuda siis nendel elu asjaoludel selliselt, et nad oleks su elus loovad ja sulle just seda andvat, mida sa oma sisemuses soovid, mitte siis võltsilt mõistusega proovid siis oma elus kokku klopsida. Nii et see puhastus algab igaühega, kes tunneb rohkemalt või kes tunneb vähemalt, vastavalt sellele, millisesse seisundisse sa oled hetkeliselt kasvanud. Ja hoiame siis meeles, et elame hetkes, olevikus siin ja praegu ja üks abivõte on siis tõsta ennast iseenda teadlikkusesse, enda algolemuse energiatesse. Ja seeläbi tõused sa ka enda vibratsioonilises sageduses kõrgemasse teadlikkusesse ja suudad vaadata seda maailmaelu siis suures pildis, mitte ühineda sind alla tõmbavaga ja maatrikssüsteemi poolt sulle valmis loodud siis elusüžeega. Sain ise tegelikult kogeda ühe asjaolu läbi siis seda, kuidasmoodi üritas maatrikssüsteem mind siis nii-öelda või minu teadlikkust hägustada ja lõi mulle vale pettekujutelma, milles ma olin siis sellises ebakindluses ega osanud teha otsust
ja kui ma siis nägin maatrikssüsteemi läbi ja ütlesin, et ma ei allu sellele, siis tuli mulle hoopis teine teadlikkus selle asja suhtes, selle asjaolu suhtes ja rahu ja kindel otsus, mida ma pean tegema. Nii et ühinedes iseendaga ja võttes oma elu enda kätte, hakkadki sa oma elu juhtima. See pole üldse raske ja on täiesti võimalik igaühele. Aga nüüd vaatame siis kaarte, võtame 3 kaarti ja mida siis sel nädalal universum siis sulle sõnumina ütleb. Nii. Nii. Universum soovitab sul täita enda päeva meeldivate kogemustega, elada edus, rõõmus ja õnnetundes. Ehk siis keskenduda medali positiivsele poolele. Siin elus võib olla igasuguseid asjaolusid, aga sul on võimalik ja see on sinu võimekuses teha otsus, kumma medali poole sa valid. Nagu ma just äsja enda kogemusest rääkisin, mitte küll üksikasju, siis seal oli ka võimalik valida siis positiivne või negatiivne pool. Ehk siis kas ma vaatan maailma peale siis tumedate prillidega või siis heledate prillidega, et sinu võimalus on, sinu võimekus on oma päeva täita meeldivate kogemustega. Sina otsustad seda. Olla elus siis edukas, rõõmus ja õnnetundes ja õnnelik. Ja sellele aitab kaasa järgmine kaart, mis on, et igal hommikul ärkan just kuudellu, ootan rõõmuga uusi kogemusi, õnnistan oma päeva ja oma elu. Ja see kaart ütlebki sulle ka, et see on sinu valik õnnistada oma päeva, hommikul ärgates juba keskenduda ja põhineda sellele, mida sa tegelikult tahad ja luua selle süžee, kuidas tegelikkuses su elu läheb. Kas tunda hirmut, oi, kuidas ma hakkama saan, või siis luua selliselt, et minu päev on õnnestumises ja ma õnnistan oma päeva, õnnistan kõiki oma tegevusi, kõiki omi käike, kõiki inimesi, kellega kokku juhtun, sest kui sa juba eos saadad nendele inimestele positiivseid emotsioonienergiaid, positiivseid soove, siis ka nemad tajuvad ja tunnevad seda ja juba suhtuvad sinusse positiivselt ja heasoovlikult enne, isegi kui sa nendega kokku saad. Nii et kõik on energia ja seda energiat me tunnetame, me ei näe seda silmadega, aga me loeme neid energiat inimestena. Ja kui sa hakkad kellestki inimesest mõtlema halba, või negatiivselt, et oi, ta ei ole ikkagi tore inimene ja ma üldse ei taha temaga kokku saada, siis võid kindel olla, et see inimene ei ole sinu suhtes ka positiivselt meelestatud, sest nagu ma ütlesin, me loeme energiaid. Selleks, et sa saaks siis olla siis, et sinu päeva täidavad toredad ja meeldivad kogemused ja olla edukas ja õnnelik ja õnnistatud oma elus ja ärgata igal hommikul siis justkui uude ellu ja õnnistatud oma päeva, et sa seda suudaksid, tuleb sul ehk universum soovitab sul teadvustada, et sa elad igal hetkel hetketeadlikkuses. Mis tähendab hetketeadlikkus? See on olevikus, siin ja praegu. No päris õige pole siin ja praegu. Olevik on mingi ajaperiood, nädal või umbes niimoodi, milles on palju hetki. Sa elad selle hetketeadlikkuses, otsustades olla püsivalt terve ja heaolus
ja et sinu elu on imeline. Nii et sinul on võimekus ja võimetekohane luua oma elu, kui sa seda otsustad ja kui sa valid selle positiivse medali poole. Sest sina oled looja olevus, universumi peegeldus maises. Ja kui sa hakkad seda mõistma, siis sa mõistad, et sul on samamoodi samasugused omadused, võimekus, teadmised. Sul tuleb sellega ainult ühendust võtta ja ühendust saad sa seda võtta just läbi enda südame, elades läbi oma südame, sest just läbi südame oled sa ühenduses universumiga. Ja läbi südame hakkavad voolama siis informatsioonid, teadmised ja see tingimusteta armastus. Ja sa suudad ka ise ennast armastada. Ning praegu hetkel tuli meelde ka see, et kui siin on räägitud valgustumisest, siis ma arvan, et see ongi see, kui sa hakkad teadvustama enda sisemist jõudu ja väge, oma valgusolemust, oma pärinevust universumist siin maises plaanis ja läbi selle võimekust luua just sellist elu siin maises. Nagu sa oma hinge sügavuses siis soovid, unistad või näed. Olla ühenduses enda sisemise minaga, oma sisemise valgusega. Mitte lasta pimedusel hägustada oma teadlikkust. Ma olen tänulik sulle, et sa tellid ja oled liitunud ja toetad Valguse kanal Marge YouTube'i kanali tegevust. Ma tänan, et sa oled.